Inimestele meeldib liikuda ja tore on, kui inimestele meeldib liikudes ka palju targemaks saada. Geoturism on näiteks üks variant, mis just nimelt võiks olla siis selle asja teenistuses. Euroopa Regionaalarengu Fondist on Eesti saanud 5,6 miljardit, isegi natukene rohkem raha, et geoturismi tuua inimestele lähemale. Tegu on ühe suurema programmiga, kokku on selleks Euroopa Regionaalarengu Fondist 8,9 miljonit kroonist, kaasatud on ka Rootsi riik. Anto Raukas. Geoturism on selline sõna, mille peale mõni inimene võib-olla kergitab kulmud kõrgele, et mis see siis ikka on. Kõnnin ringi ja vaatan mõni pank siin, mõni seal. Me räägime Eesti geoturismist. Kas me räägime siis peamiselt just meie saartest, kui selle projekti raames vaadata? No kõigepealt on nii, et turism on väga oluline majandusharu. Ja Eestil on väga raske konkureerida näiteks Prantsusmaa, Itaalia või Hispaaniaga ja seal on kliima palju parem. Ma muidugi väga tahaksime, et toimuks globaalne soojenemine, et Eestis kliima läheb paremaks, aga seda ilmselt ei tule ja seetõttu me peame konkureerima ikkagi oma viletsates kliimatingimustes teiste riikidega, et saada siis turismist raha. Ja seetõttu me peame pakkuma kas siis ajaloolisk-kultuurilisi või looduslikke vaatamisväärsusi, mis teiste riikide elanikele huvi pakuvad. Ja Eestis õnneks on neid väga palju ja tõepoolest väga atraktiivsed on meie saared. Meil on neid ju üle 1500, alates siis tillukestest laidudest kuni Saaremaani välja. Ja nendel on väga palju huvitavaid selliseid loodusobjekte, mida me siis tahaksime tutvustada teiste riikide elanikele inglise keeles. Esimene selline linnuke, mis kohe on saamas kaante vahele selle projekti raames, on nüüd raamat Saaremaast ja Hiiumaast. Meie siis eesmärgiks teha suur hulk ilusaid DVD-videofilme, kokku siis 8. Ja peale selle siis ka välja anda hästi kujundatult siis 6 erinevat raamatut. Ja nüüd neist esimene, millest me kõnelesime, see on nüüd tõepoolest, on siis juba trükikojas. Ja te näete, kui ilusti ta on siis kujundanud Heiki Bauerti poolt. Aga tegelikult ikkagi teine pool hõlmab sellest ikkagi sisu. Kui see raamat ka välja tuleb Saaremaast ja Hiiumaast, siis seal on ka väga palju just ka kultuuriväärtusest. Need võtame Saaremaa, need eriti rikas võtame kas või Kuressaare lossi või Saaremaa kirikud. Nii et seal on väga palju, mida on vaadata. Ja see on just vahe võrreldes nende eelmistega, et siia, kui inimene tuleb, et ta tõesti näeb geoturismi. Ta näeb seda, et on spetsialisti poolt hästi kirjutatud geoloogia ja need objektid, mida ta vaatama tuleb. Ja mitte öelda lihtsalt niimoodi, et Pangapank on siin 21,3 meetrit kõrge ja ilus vaade avaneb merele, vaid ikkagi ka tema kujunemiskäigust ja paljust muust. Meil on 22,3% meie territooriumist on kaetud siis märgaladega. Ja ma olen käinud seal näiteks hollandlastega, kus pole ühtegi ruutmeetrit enam looduslikku pinda. Ja Hollandi botaanikud nad heidavad pikali maha, suudlevad sa maha, ütlevad, kas tõesti on võimalik, et Euroopas on midagi niivõrd ilusat. Me peamegi tutvustama sellise piirkonna nagu Soomaa ja nii edasi. Kui te peaksite viima grupi, kes tuleb Itaaliast, Prantsusmaalt, kusagilt Euroopast Saaremaale ja teil on võimalik näidata ainult 3 objekti, mille märksõnaks on geoturism, mis kuuluksid sinna alla, mis need oleksid? Saaremaal. Saaremaal. No siin on ju selge, et palju vaidlemist ei ole sellepärast, et kui me kõneleme, et Tallinn on Eesti pärl, siis loomulikult kaalimeteoriidikraatrid on Saaremaa pärl, nii et tuleb nad sinna viia. Kui Hiiumaa võtame? Hiiumaal loomulikult kõige toredam koht on ikkagi Kõpu poolsaar, sellepärast, et seal on ju maailma vanim pidevalt töötav ju tuletorn ja tuletorni otsa on tore ronida ja siis te näete ka, kui ilus on Hiiumaa, sest Hiiumaa on Eesti kõige metsasem maakond, sellepärast, et seal, kui te tornist vaatate, siis peaaegu muud ei olegi kui siis mets.